Aga kui nüüd ikkagist inimene on nagu mingisuguses positsioonis, ta teab, et talle see asi ei meeldi väga ja samas on nagu see tunne, et tead, ma ei tea ikkagist ka seda, et mida ma siis peaks tegema. Ei ole ka nagu seda ühegi asja osas nagu sellist tunnet, et tead, vot see tundub nagu minu kireteema, et noh, üks asi on need inimesed, kes on ju teavad, aga neil on mingid takistused, aga osadel tundub, et on selline seis, et neile ei meeldi see, mis nad täna teevad ja samas nagu ka ei tea, et mis see siis on, mis minu kirg on, mida peaks tegema. Oletame, kui sul on nagu mitmeid variante, et nagu võiks seda, nagu võiks toda, aga ei ole nagu piisavalt niimoodi värki. Ja oletame, kui sa tahad leida kutsumus oleks siis see, millele pühendada 10-20 aastaks ja täiega kütta, siis minu märksõna, mida endal küsida, on see, millises tegevuses mina enda annete ja võimetega võiksin luua kõige kõrgemat lisandväärtust. Las ma toon näite. Aasta tagasi ma vaimustusin väga aerofotograafiast, drooniga lendamisest, pildistamisest, videovärgist ja siis ma hullult uurisin, kuidas selle kurssi viia, ikka jätkuvalt lendan. Aga ma võin seda vahvalt teha, aga hullult palju on teisi tüüpe, kes võivad umbes sama hästi teha. Väiksed poisikesed võtavad kätte ja nad treenivad ka mõne ajaga ära. Seega, minu unikaalne lisandväärtus selle drooninduse-alal on suhteliselt madal. Seepärast ma ei muudaks seda enda jaoks kutsumuseks. See on lahe kirg, see on lahe hobi. Ma võib-olla saan sellega sünergiat tekitada enda põhikutsumusega. Aga kuna minu unikaalne lisandväärtus seal on madal, siis mul ei ole võib-olla otstarbekas seal väga palju kütta. Aga küsimus on, mis valdkonnas on sinu selline unikaalne lisandväärtus? Kus on minu anded nagu kõige võimsamad? Oletame näiteks, kui ma oleksin inimene, kes suudab kõneleda, enda kõnega inimesi liigutada ja ma oleksin diskor, ma keeraksin ainult plaati ja mängiks mussi seal, midagi vahele ei ütleks. See oleks ju mingi ande raiskamine mõnes mõttes. Et enda jaoks küsida, mis mul on selline huvitavad erilised anded ja anded on tegelikult teatud määral treenitavad. Ja siis küsida lihtsalt, mul on praegu näiteks 3 valikut, kus ma neist võiksin anda kõige rohkem unikaalset lisandväärtust. See oleks see, mille järgi ma valiksin, et millisele nagu põhienergia panna. Teised võid jätta, sa võid kodus ikka meisterda käsitööd teha, tikkida, kududa, mida iganes, aga mis on see, kus sa saad kasulik olla ka teistele. Sest mis siis juhtub, on see, et kui sa saad teistele kasulik olla, siis sa saad ka raha küsida selle eest üldjuhul. Ja siis sa järelikult võid seda ka väga pikalt teha ja väga pühendunult, ilma et sa peaks mingit muud tööd kõrvalt tegema, et sa võidki selle muuta enda elukutseks.